Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane teema arutlemiseks on kaotused meie elus. Idee teema arendamiseks saime Erich Maria Remarquilt. Ta on öelnud: tuleb osata ka kaotada. Teisiti ei saaks elada. Elu on täis võite ja kaotusi. Kõikide saavutuste ja õnnestumiste kõrval on ka pettumusi ja ebaõnnestumisi. Sageli võtame kaotusi kui negatiivset kogemust, kuid tegelikult on kaotustel oluline roll meie isiklikus kasvus ja arengus. Oluline on mõista, et kaotamine on elu lahutamatu osa ning oskus sellega toime tulla on ülioluline. Esmapilgul võib tunduda, et kaotus on midagi halba ja negatiivset. See võib tekitada pettumust, masendust või enesehinnangu langust. Kuid kaotused õpetavad meile hindama võite ja nende väärtusi. Need aitavad meil kasvada, arendada vastupidavust ning leida uusi lähenemisviise probleemide lahendamiseks. Kaotused sunnivad meid väljuma oma mugavustsoonist ja püüdlema uute eesmärkide poole. Kaotamine pakub meile võimaluse õppida ja arendada oma oskusi. See paneb meid analüüsima, mis läks valesti ning leidma viise, kuidas tulevikus paremini hakkama saada. Kaotused võivad anda meile hindamatu kogemuse ja teadmised, mis aitavad meil tulevikus edu saavutada. Oluline on näha kaotusi kui võimalust kasvada ja õppida, mitte kui lõplikku läbikukkumist. Lisaks aitavad kaotused meil kujundada meie iseloomu ja väärtushinnanguid. Nad õpetavad meile kannatlikkust, enesekontrolli ja empaatiat. Kaotamine võib tekitada alandlikkust ja austust teiste saavutuste vastu. See aitab meil kaaslastena toetada ja julgustada teisi, kui nad kaotavad. Kaotamine õpetab meid ka suhtuma tagasilöökidesse kui ajutisse olukorda ja leidma viisi edasiliikumiseks. Kaotamine võib meile avada uusi uksi ja võimalusi. Mõnikord on läbikukkumine vaid tee uutele saavutustele ja avastustele. Kaotus sunnib meid üle vaatama oma eesmärke, väärtusi ja suunda ning võib juhtida meid uutele ja põnevatele radadele. See võib avada meie silmad uutele perspektiividele ja võimalustele, mida me poleks muidu näinud. Lõpuks aitab kaotamine meil mõista elu ebakindlust ja õpetab meid vastu võtma muutusi. Elu on pidevas liikumises ja arengus ning kaotused on osa sellest protsessist. Meie oskus kohaneda ja õppida kaotustega toime tulema aitab meil kohaneda elu pidevate muutustega. See annab meile vajaliku vastupidavuse ja paindlikkuse, et edasi liikuda ka keerulistes olukordades. Ebaõnnestumine on lahutamatu osa elust ning tuleb osata sellega toime tulla. Kaotused õpetavad meile hindama võite, arendama oskusi, kasvatama vastupidavust ning õppida lugupidamist teiste suhtes. Need aitavad meil kujundada meie iseloomu ja väärtushinnanguid ning avavad uusi uksi ja võimalusi. Kaotuste tundmine ja nende vastuvõtmine on oluline osa elurikkusest ja mitmekesisusest. Kui suudame kaotustega toime tulla, muutume vastupidavamaks ja oleme valmis eluväljakutseteks, luues samas võimaluse suuremateks saavutusteks ja isiklikuks kasvuks. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!